Tere tulemast, eetris on Kuu uudised, me vaatame tagasi oktoober 2025 ja saates on meil natukene väiksem seltskond, aga siiski esinduslik. Alustame Andres Saukas, Mõistust ja siis, tarkust. siis Tõnu Kalvet Tervist kõigile! ja loomulikult portaali Raudvara Maik Kalamus. Tervitused siit Ameerika maalt Washington DC-st. Loodan, et saan kommenteerida siinpoolseid nägemusi. Ja mina olen saatejuht ja portaali peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Saatega alustame nüüd kohe, aga esmalt annaks sõna Tõnule, kes räägib, mis on tema vaatest lõppenud kuu kõige olulisemad teemad. Ole lahke. Mina tooks esile Saksamaa kõigepealt, sest meil on tähelepanu koondunud Ukrainale või Lähis-Idale või veel kuhugi mujale, aga Saksamaa on kippunud teenimatult tähelepanu alt välja jääma. Aga miks on oluline? Esiteks, Saksamaa on ju Euroopa majanduslikult võimsaim riik ja kui kukub Saksamaa majandus, siis ta tirib endaga kaasa väga paljude teiste Euroopa riikide majanduse, sest Euroopa riikide majandus ongi suuresti Saksamaaga seotud. Ja miks ma seda mainin? Sest on kindel suundumus, et Saksamaa ettevõtteid üha rohkem läheb pankrotti, iga kuuga üha enam. Osa on sunnitud oma töötajaid koondama, et veel kuidagi pinnal püsida. Ja kui siiani on põhiliselt ohvriks langenud väikeettevõtted ja keskmised ettevõtted, siis üha rohkem kurdavad ka praeguse Saksamaa majandusolukorra üle suurettevõtted. Ma toon sellise näite, see puudutab ka oktoobrikuud, mida vaatleme. Oktoobrikuu jooksul selline tuntud autotootja nagu Volkswagen teatas, et oli saanud kvartali jooksul kahjumit 1 miljard eurot. Kvartal, see on siis veerand aasta, nii et aasta kolmanda veerand aastaga tema kahjum oli siis olnud 1 miljard eurot. No ütleme, et 1 miljard eurot ta iseenesest, kui see on ühekordne kahjum, siis ta ei murra ju Volkswageni suurust suurfirmat. Aga kui see hakkab kuhjuma, siis selleks, et elus püsida, Volkswagen on sunnitud oma tootmise viima Saksamaalt välja. Ja hea on, kui ta viib selle Euroopasse mujale, näiteks Ungarisse või Tšehhisse või Slovakiasse, nagu osa Saksa autofirmasid ongi juba teinud. Aga kui ta viib selle Hiinasse, aga kui ta viib selle USA-sse, ja ma saan aru, et Donald Trump rõõmustaks selle üle, kui USA-sse läheks kõik paremad Saksa tööstusettevõtted ja kõik. Aga kas meil Euroopa elanikel on põhjust selle üle rõõmustada? Ja Saksamaa majandusseisu halvenemisel on 2 põhjust. Mõlemad on rängad ja mõlemad on välditavad olnud. Esimene on rohepööre, kus vägisi punnitatakse juhuelektrit, juhuenergiat. Ja kuigi on selge, et tuul ega päike ei tooda piisavalt energiat ja on ebapiisavas koguses salvestusvõimalusi, siis Saksamaa on sunnitud ostma väljaspoolt Norrast või Ühendkuningriigist või veel kuskilt energiat ja kallima hinnaga. Ja ka USA-st näiteks palun väga vedelgaasi. Ja see on üks põhjus, miks rumala energiapoliitikaga on majandusele põnts pandud. Ja teine põhjus on see, et ideoloogilistel põhjustel keelduti ostmast Venemaalt gaasi. No muidugi seda ostetakse edasi, aga vahendajate kaudu ja vahendajad saavad samuti oma tasu ja seetõttu Euroopa lõpptarbija peab selle kinni maksma. Ja olukord on selline, et Saksamaa majandus vangub üha rohkem. Meie ajakirjandus sellest ei räägi. Ja meil tuleb olla sellest teadlik. Ma räägin seda mitte selleks, et tekitada paanikat, vaid näidata inimestele, mis asjad toimuvad taustale, mis on tegelikult olulised. Sest see, kui kuskil käib madin, sõjaline madin, see võib mõjutada, võib mitte mõjutada. Ütleme niimoodi, et sõda otseselt, mis toimub Ukrainas, see ei ole Eestit kahjustanud. Kahjustanud on Eestit aga meie poliitikute ja majandusjuhtide täielikult ideoloogiapõhised otsused. Ma toon Saksamaa kohta praegu ühe ainsa näite. Kui Saksamaal on vaja, tähendab, tal on puudu 36 gigavatti energia. Võrdluseks Eestil on tootmisvõimsus või vajadus on 1200 kuni 1400 megavatti. Andres Saukas võib mind parandada, kui ma eksin. See tähendab, kui on puudu Saksamaal
30 gigavatti ja Saksamaa majandusminister ütles, et tehakse gaasijaamad, mis suudavad katta 22 gigavatti ja samas Euroopa Komisjon ütles, et ei, seda ei tohi, sest põhieesmärk on roheenergia, üleminek kliimaneutraalsusele ja mis kõik ja on lubatud ainult 12 gigavati ulatuses gaasijaamu luua. Ja siin tekib vahe, iga me vaataja võib ise arvutada, mis vahe siin tekib. Ja see vahe tuleb kinni maksta tarbijatel. Ja kui kaua jaksavad tootjad seda teha, et maksavad kinni? Ma arvan, enam mitte kaua. See oligi, millele tahtsin tähelepanu juhtida, eks loodetavasti saatejuht annab mulle võimaluse sõna sekka öelda ka teiste teemade puhul, aga see oli see teema, mis mul pakitses tänase saate puhul kõige rohkem hingel, seda enam, et see puudutab ka 2025. aasta oktoobrit, nagu tänase saate teema ongi. Aitäh, Mihkel! Ja aitäh, Tõnu, ja paari sõnaga siis võikski kokku võtta selle esimese temaatika, et Saksamaad puudutav majanduskrahh ja siis energia totaalne kriis, see tabab igat progressiivset Euroopa riiki, sest et ei ole mina taibanud, et tuule- ja päikeseenergiast sõltuvad riigid ja akuparkidest muuseas ka veel, et nende majandus oleks palju kindlam kui teistel riikidel, kes niivõrd sellesse hasarti ei ole läinud. Nii et kurb on küll, aga kui paari aasta pärast omad vitsad peksma hakkavad, siis on juba hilja seda meelde tuletada. Aga lähme siit nüüd siis saatega edasi ja ühisteemade juurde, et esimesena räägiks välismaast veel ja üldplaanis siis räägime Hollandist. Sealsed progressiivid said nüüd oktoobri lõpus olnud valimistel teatava võidu, nii-öelda siis natuke liberaalsem tiib, ehkki Wildersi liikumine ei läinud kõrbema, kaotasid küll kohti, aga sotsialistid teadupärast hävisid täielikult ja Frans Timmermans astus tagasi. Küsimus kui selline nüüd on, et milliseks kujuneb Hollandi tulevikku, on põhjust eeldada, et Holland on nüüd siin viimased kuud alates seal juulist olnud segaduste keskel. Annaks nüüd sõna Andresele. Ja ma ütlen teile, et ei ole poliitik, hakkan kohe toetuma loodusseadustele, ainuväljale. Näete, mul on siin üleval ka uuem pilt, lihtsustatud pilt Jaanjärviku emeriitprofessori tehtud, kus on ürgisa, ürgema, võtame need sisse. Põhiline on see, et saada see ainuväli kätte. Näete, see on looduse ainuväli on lõpus, all. See on vaim, see on mõistus. Ja mõistusega ongi, kui te panete nüüd tähele, Holland on ka samuti, nagu siin eelpool Tõnu rääkis Saksamaa rohehullusest, kõrini juba töötanud, see on see D66 ja sellised tegelinskid ja ta on kogu aeg olnud, punased laternad on seal ju ta ära, mis teda üleval on hoidnud, on Hollandi tulbid, aga ega need ei aita enam. Sellepärast kõigi alus on energia. Nii nagu ütleb ka nalja või selline huumorikoht, Jumal ütles, saagu valgus, siis elektrik tuli, lülitas ja tuli valgus. Aga nüüd, kui ütleb, et saagu valgus, elektrik tuleb ja kõik kaitsmed põlevad sisse, istume kõik pimedas. Nii et meil on praegu vastasuunaline ära. Aga kuna see, kes sinna ette panti, ma ei hakka neid nimesid ütlema, ütlen teile, ta on hüpiknukuks sinna ja kogu see talv näitab ära, et see asi toimub ära ja kevad, arvan, on suure puhastuse kuulega ära, sest see viimased, mis oli, see oli ju ka erakorralised valimised seal Hollandis, nii et hoiame pöidlad pihus ja asi toimib, et ta ei tuleks väga rängalt. Kui see lahti ühendamise tagajärjel kõik see välja lülitub, küll me saame siin tunda, küll saab see Norra tunda, Norra ma ise jõuab olla üleval, aga need Hollandi ja kõik need ülejäänud tuulikud, mis seal mere peal on, need kukuvad kokku ja kui ta ei saa hooldust ja parandust, siis on nad maha kandmisele. Nii nagu autolased ka ikka pööretega asja õhku, siis on olemas. Kõik on korras. Minu poolt kõik. Jah, aitäh sulle, Andres, et kindlasti eks saab olema huvitav jah, see järgmise aasta kevadperiood, aga siit jätkaks nüüd Tõnuga.
Minu hinnangul see on nagu liberastliku eliidi üks viimaseid tõmblusi. Võib-olla eelviimane tõmblus oli siis Rumeenia presidendivalimiste mõjutamine. Poolas see neil juba ebaõnnestus ja noh, Poola on ka teist tüüpi riik, ta on ju Kesk- ja Ida-Euroopa niisugune rahvusliku eneseteadvusega riik. Aga Holland on üks, võib öelda ka tavaelaniku tasemel üks liberalistlikuma mõttelaadiga riike üldse. Nii et pole ime, et see niimoodi juhtus. Isegi kui seal oli mingisugust valimiste võltsimist, ma arvan, et see ei saanud olla põhimõtteliselt, see ei saanud olla suurusjärkudes, sest seal tõepoolest leidub selliseid loputatud ajudega inimesi, kes võisid nüüd mingi vägeva mõjutuskampaania mõjul valida tõepoolest selle täiesti tundmatu selli, selles mõttes poliitikas täiesti tundmatu selli peaministriks. Ja võib-olla liberastid rõõmustavad tõesti, et näed, et tegime ära Wildersi parteile, aga ma arvan, et see on niisugune pürrose võit, sisuliselt kaotusega võrduv võit, sest ma olen 100% kindel, et see praegune peaminister, ta ei pea vastu järgmiste korraliste parlamendivalimisteni. Euroopas on praegu korralik kriisiaeg, suurte muutuste aeg ja see kehtib ka Lääne-Euroopa kohta. Sest üks asi on see, kui pannakse mingi pajats etteotsa, kellel ei ole üldse mingisugust nagu ettevalmistus selleks tööks. Aga teine asi, tal peavad olema ju väga asjalikud nõuandjad või kas või need isikud, kes teda juhivad, teda kui hüpiknukku või käpiknukku. Aga kui need nõuandjad või juhid, nukujuhid ei ole samuti tasemel, siis ei saa sealt midagi head tulla. Nii et ma arvan, et Wildersi erakonnal ega tema pooldajatel ei ole põhjust nukrutseda. Kui nad jäävad endale kindlaks, arendavad ennast, nad saavutavad eesmärgi kindlasti, sest käesolevas olukorras kehtib põhimõte, mida halvem, seda parem. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Ja eks siin võib spekuleerida, aga üks versioon, mis on nüüd liikvel ja millest me räägime võib-olla saate lõpusas, on väide sellest, et seoses digitaalse identiteedi kohustuslikuks kehtestamisega juba tuleva aasta lõpuks on alust arvata, et 2027 kukub senine Euroopa monstrum kokku. Aga jätkaks nüüd Maiki kommentaariga. Nii, tervitused siitpoolt. Et no, kui räägime Hollandist, siis kes Hollandis käinud on, siis ta on näinud neid moslemiperesid seal ja neid on kõik kohad täis seal. Nii et kui nüüd mõtelda sellele, et need valimised olid seal ja siis noh, ütleme niimoodi, liberaalid ikkagi said ootamatult palju hääli, siis pole ime, sest et kui sa võtad need rätipead ja kõik kokku, siis ega sa midagi rõõmustavat olla ei saagi. Üks asi, millest me siin praegu rääkinud, oli televisiooni propaganda ja mida teeb Saksamaa, mida teevad seal ümberringi ja noh, suuremad telekompaniid on niikuinii liberaalide kontrolli all olnud. Kui vaatame näiteks Poola valimisi, siis just need Saksa RTL-id ja muud tegelikult rikkusid seadust, tehes reklaami siis just Poola liberaalide siis esindajale ja noh, tänu sellele ka muidugi Lääne-Poolast tulid siis paljud hääled liberaalidele, et noh, eks see samamoodi on seal Hollandis ja usun, et seal on täpselt sama probleem, et seal ei olegi konservatiivset televisiooni õieti ja noh, käib hommikust õhtuni niisugune liberaalide propaganda. Noh, kujutate ette sellist nagu ETV-s või BBC-s, et kogu aeg hommikust õhtuni ja osad usuvadki, osad on lihtsalt mõtlemisvõimetud, analüüsimisvõimetud. Nemad usuvad seda, mis sealt televisioonist räägitakse. Ja no jällegi valimistel üks väga tähtis asi on raha. Kellel on raha? No kui vaatame siin Sorose fonde ja asju, noh, need on muidugi Soros on igaval mees, et ta ise paneb natukene ainult, paneb seemneraha, aga sellega ta seob nüüd riigid enda külge, kes sealt annavad oma maksuraha, eks Eesti annab, Rootsi annab, kõik teised annavad ja sellega siis tehakse tohutut propagandat üle maailma. Ja noh, tavainimesel jääbki mulje, et kõik ongi siuksed imelikud kollase või roheliste või siniste juustega niisugused paksud liberaalid, aga noh, tegelik maailm on teine, kui siin vaadata, noh, näiteks mis USA-s on juhtunud ja mis on Poolas valimistega juhtunud, et no need on ühed suured asjad, mis tuleb ära teha. Ja ka muidugi firmadel on see, et firmad ei taha kuidagi reklaami osta konservatiivsetest väljaannetest.
Rõõmuga nad topivad oma raha näiteks kuskile sinna Delfisse või Postimehesse, aga teistesse alternatiivsetesse kohtadesse nad ei taha nagu kuidagi raha anda, et kardavad, ma ei tea, mida, kättemaksu või mis iganes. siin üks väike jutt veel, et vabandan, et see paar päeva tagasi tuli uudis. Tegelikult see on uudis, mis ei tohiks veel uudis olla, mis ei tohiks välja mind olla, aga Donald Trumpi meeskond praegu ajab asja, et teha uut televisioonikanalit Euroopasse, et see oleks internetipõhine. Ma tean, et on tulemas nüüd kokkusaamised Mar-Lagos, juba otsitakse konservatiivseid ajakirjanikke ja kaastöötajaid üle Euroopa. Nii et ma usun, see tuleb niisugune üks tõsisem platvorm ja ma tean ka, et neil on huvi ka Eesti poole pealt, et Eestisse oma kombitsaid ajada. Nii et no vaatame ja kui näiteks seda tähele panna, ma ei tea, kas Eesti uudistes on olnud, et 2 nädalat tagasi siis Trumpi meeskond koos Larry Ellisoniga ja tema pojaga üritasid siis teha ülevõtmispakkumist Warner Brothersile. Kahjuks ei läinud läbi praegusel hetkel veel, aga on minemas, sest et Warner Brothersile kuuluvad erinevad telejaamad alates Discoverist lõpetades CNN-iga. Nii et kui see asi läbi läheks, siis on, ütleme, see meediakajastus hoopis midagi muud terves maailmas. Ja aitäh, Maik, ja selle viimase osundusest veel eriti, sest et inimestel on õigus teada, mida laia tarbemeedia millegipärast rääkida ei taha. Ja mis puudutab siin jah, neid tendentse Ameerikas ja Poolas, siis kaheldamatult vastasseis on juba sedavõrd suureks läinud, et pole raske arvata, kes on nende asjade taga. Ja sa tõid väga hea osunduse selle Sorose kohta, et see on pikemalt järgmise saate teema, aga on välja tulnud, et Soros tegutses USAID-iga kuni aastani 1996 ja selle kohta kirjutas loo Mike Pence. Aga lähme siit nüüd saatega edasi ja puudutame siis tariifide teemat just selle nurga alt, et praegu on see teema ülemkohtus arutlusel ja olenemata sellest, milliseks see lõpptulemus kujuneb, kas ülemkohus tühistab need või mitte, siis tekib küsimus, et kui kitsaks muutub sellisel juhul Trumpi mänguruum Ameerikale lisatulu teenida, võttes aluseks selle, et ta on tariife kasutanud suuresti Hiina ja mitme teise Venemaaga lähedalt seotud riikide jaoks ja muidugi Euroopa on selles suhtes ka saanud oma osa, aga kui nüüd need tühiseks tehakse, et mis siis edasi, et annaks kõigepealt sõna. Maik, kas sa soovid sõna? Okei, annan sulle esimesena. Ja need tariifide koha pealt on muidugi niimoodi, et kui sa vaatad erinevaid väljaandeid, eriti liberaalseid väljaandeid, kas või CNN, US Today või igasugust muidu, siis nad teevad sellest pildi nagu, et see on tohutu suur probleem. Tegelikkuses, mis USA-s toimunud on see, et väiksemad kohtuastmed, väiksemad föderaalkohtuastmed, mis pole kunagi seganud ennast, ütleme, presidendi võimuga või siis üldse sellise presidendi office'iga, on järjest kogu aeg ükskõik mis nurga alt üritan neid tühistada, teha otsuseid. Aga need on praktiliselt 100% kõik need, keda Obama pani omal ajal ametisse. Ja see on lihtsalt niisugune tõsine lolli mängimine, lihtsalt niisugune segaduse tekitamine, sest et kui nemad otsustavad, et tariifid tuleb maha võtta, siis ta lähebki automaatselt ju siis ülemkohtusse, Supreme Courti, kus on konservatiividel ülemvõim. Võtame siis niisuguse variandi, et tariifid. Mis on tariifid? Tariifid on eesti keeles tollid. Tollid, et kaitsta oma turgu. Täiesti normaalne asi. Seda, et seda Eestis nimetatakse tariifideks, ma ei tea, kus see tulnud on, võib-olla selleks, et inimesi rohkem segadusse ajada. Aga see on loogiline, kui sul on nii suur turg, näiteks 40 aastat tagasi praktiliselt USA suutis kõik ise koha peal ära toota. Ta ei toonudki midagi sisse. Tariife polnud vaja, aga praegusel hetkel on niimoodi, et majanduslikult on, ütleme, Ameerikas on ikkagi keskkonnanõuded, siin on pensioninõuded, siin on töötuse kindlustuse nõuded, aga võtame Hiina, seal pole mitte midagi. Seal ei ole niisuguseid keskkonnanõudeid, see solk läheb otse sul jõkke, saad edasi ookeanisse. Inimestel pensionisüsteemi seal ei ole. Vigaseks saad, ise vaatad, mis edasi teed. Ja see loobki ebaausa konkurentsi.
ja kui selline ebaaus konkurents on, siis on loogiline see, et sa paned tollid peale. Ja noh, kujutame ette näiteks, kui Supreme Court ütleb homme, et jah, te ei tohi seda, et selle executive orderiga ei tohi seda tolle panna. noh, mis siis on? Siis ta läheb kongressi, kongressis on enamus olemas republikanidel, senatis samamoodi. nii et lihtsalt võib-olla natukene läheb ajaliselt edasi, aga see on lihtsalt niisugune küsimus, aga muidugi noh, see meedia üritab igast asjast hüsteeriat tekitada, eriti Ameerika meedia. Iga teema on nagu suur hüsteeria, nagu oleks see maailma lõpp. Seda kedratakse nädal aega, siis see kaob ära. Siis tuleb välja, et hoopis see asi oli teistpidine, aga seda enam kedagi ei huvita, sest et see asi on juba läbikäidud tee. Ja muidugi minule näiteks tollid meeldivad, et Eesti võiks vabalt teha samamoodi, panna kõikidele põllumajandustoodetele, mida Eestis on võimalik kasvatada ja toota, null käibemaks, aga kõik, kes väljas sisse tahavad tuua, panna siis, noh, mis see praegune siis käibemaks on peale ja võib-olla veel tollid veel otsa, et kaitsta Eesti turgu. noh, niimoodi saaks Eesti tööd ja inimesed saaksid korralikku toitu. Ja ma olen edasi. Ja aitäh, Maik. Ja siin järgmise teema pikemalt puudutab ka seda tööseisaku teemat, aga nii palju võib öelda, et senatis on asi läinud veelgi tasavägisemaks, kuna siin oli üks hääletus, kus isegi osad vabariigist hääletasid käsikäes demokraatidega, nii et see olukord on üsna pentsik, et arvesse võttes seda kõike, siis seda 60 häält vabariiklastel oleks nagu tegelikult hädasti vaja, aga sellest siis juba järgmises teemas. Ja nii palju võib veel öelda, et põhimõtteliselt kui Eesti allkirjastab selle Mercosuri lepingu, siis hakkab väljaspoolt Euroopat Eestisse tulema dumping-tooteid veelgi rohkem kui praegu, kui need tulevad Ukrainast ja niimoodi. See on ikka masendav. Aga jah, jätkame siit nüüd Andresega. Ole lahke. Võtan koheselt Maigu juttu. Sellepärast lähen kohe 30 aastat tagasi. Oli vaja kaupa ja kraami tuua, kaablid, traati, energeetikas, sellepärast liinid jäid maha, alajaamad jäid maha, kõik läks ära. Ja siis oligi, et jõuda hästi kaugesse punkti. Pandi kohe ümbrikud valmis. Et seal Kai Posti juures või selle RAI riiklik autoinspektor, kui ta tõkkepuu lahti teeb, automaatidega tulevad ligi, siis annad sellele, seal on paar tähte peal, ta selle ümbriku sellele ära. Ja siis paljud siin koha peal räägivad, mida see on, et see on Venemaa selline, noh, altkäemaksu värk. Ma ütlen, kuidas saab olla ka altkäemaksu värk, kui see samane mees, kes selle ümbriku vastu võttis, tõmmas raadiojaama välja, võttis side kuhugile sinna 1000 kilomeetri kaugusele ja ütles, näed, Eesti numbrimärgiga veoauto tuleb. Ta tuleb teie oblastisse, meie oma sõitis ta läbi, maksis kinni ja nüüd on, no ühesõnaga meie valvame, et meie oblastisse tuleb ja ta peaks jõudma teie juurde, noh, vahepeal magavad ka parklas, ma annan neile nõu, et nad tee peale ei jää magama, et tehakse koorem tühjaks, et andis teada, et jõuab umbes 6, 7, 8 tunniga sinna. Nii. Ja selle kohta ma siis olen kõigile ütelnud, see on ju tollimaks, ta päästab, seletas meile ära ja valve oli peal, iseenesest valve, mitte keegi ei ole. Ta õpetas, luges sõnad peale, pani loogiliselt mõtlema ja oligi kõik. Järgmine kohas sellest täpselt samasugune lugu ja vastavad summad, kui mindi seda asja tegema, lepiti need tariifid kokku. Nüüd võib rääkida tariifidest ja kuna siin ma kohe ütlen, et pane ainult uus nimi, uus maks ja Maigul täpselt sama lugu, et kõik, mis siin me teeme, omale jääb ta vabalt kätte, ta on koha peal siin 100 kilomeetri eest, aga tuleb Poolast või tuleb Soomest, vot sellel peab olema ära, mitte temal ei tohiks dumping peal olla, nii et kui vaja on. Ja vot sellega päästame siin ära ja ameeriklane päästab ennast seal praegu.
ja Euroopa küll ta selle mõistuse ka sealt istmiku alt ära võtab, sellepärast inimesel on ju poolkerad on õigematel ja nendel on siin ülevalpool. Aga praegult nendel liberalistidel, nendel on ajupoolkera, eriti kui neid veel paljalt näed, siis nad kaotavad mõistuse ja mõtlemisvõime ja seal ei olegi midagi. Nii, minu poolt kõik. jah, aitäh, Andres, et siin lihtsalt lisaks sellise asja, et kui Ursula von der Leyen jätkab oma sellist poliitikat veel vähemalt üle 4 aasta või natuke vähem, siis noh, seda mõistust tuleb ikka väga kaugelt otsida veel kahjuks. aga Tõnu, sinu kommentaar? Iga riik otsustab ise, kas ta kehtestab tolle või mitte ja kui kehtestab, siis kui suured need kehtestab ja kellele kui suured. Nii et kui vaadata riigikeskselt seisukohalt, siis Ameerika Ühendriikidel oli täiesti õigus, täielik õigus kehtestada tollid täpselt nendele ja täpselt nii suured, kui ise tahtis. Mis puudutab ülemkohtu suhtumist, siis siin on kaks võimalust. Kui ülemkohus mõtleb riigimehelikult, siis ta kiidab need tollid heaks, ta ei hakka neid tühistama. Tähendab, ta jätab nad tühistamata riigimehelikkusest. Aga kui ütleme, seal juhtuvad olema lurjused, kes tahavad vägisi saboteerida Donald Trumpi valitsuse tegevust, siis neid saab nagu veenda teistmoodi. Nimelt on teada, et praegu võetakse ette kõik need sulid, kes on demokraatliku administratsiooni all nagu ennast karistamatuna tundnud. Ja siis saab ju valida, kas sa võtad kõigepealt ette kõige suurema suli või sa võtad ette näiteks mõne pisema suli teistele hoiatuseks. Ja võib juhtuda näiteks, et keegi demokraatlik poliitik või ametnik, ta ei ole kõige suurem suli, aga on teada, et ühel hetkel tema juurde jõutakse kindlasti. Ja siis võibki talle öelda niimoodi, et vaata, me jõuame sinu juurde niikuinii, aga sinust oleneb, kas me jõuame alles päris lõpus, kui need suuremad sulid on ette võetud ja vahele võetud või päris alguses, eks ole, siis kui meil on veel nagu viha on sees. Ja kui sa meiega koostööd teed, kui sa oled abis, siis võib-olla saad üldse ainult tingimisi karistada, võib-olla tänuks koostöö tegemise eest sa ei saa üldse karistada. Ja siis on juba valik teha väga lihtne, sest kuigi meie vaatajatel ja ka meie saate tegijatel on kujunenud selline mulje, et demokraadid kõik on läbinisti sellised pahad, kurjuse kehasused, siis ka seal nende hulgas on eri nagu raskusastmega tegelasi ja ütleme, kes on niisugused pisisulid meie mõistes. Neid ei pea ju väga pitsitama, nad tulevad ise üle, kuna nende loomuses on olla õigel ajal õigel poolel. Need on sellised tuulenuusutaja tüübid, nad ei pruugi olla niisugused loomu poolest pahatahtlikud. Kui nad saavad õige vihje, et nad jäävad karistamata ja neil võib sellest isegi kasu olla, siis nad tulevad lihtsalt üle. Jah, tuletan veel kord meelde meie saate vaatajatele, et ka sellised Trumpi vastased nagu Bill Gates ja Jeff Bezos tulid ju üle, samuti Mark Zuckerberg. Kui nad nägid, et Trump võitis 2024. aasta novembris USA presidendivalimised, siis nad said aru, kes on tugevam, kust poolt puhub tuul ja tulid üle. Ja siin ei maksa loota sellele, et Trump äkki väsib või ta tervis ütleb üles, sest need vennad, kes tema selja taga on oma järge ootamas, need on hulga särtsakamad, hulga karmimad vennad, nooremad sellised, nendel on veel palju tõestada, palju saavutada ja kes on Trumpi vastane, see hoidku pöialt, palvetagu selle eest, et Trump püsiks võimalikult kaua terve. Ta võib ajada mõnikord vastuolulist või lausa segast juttu, aga tema teod on päris tervemõistuslikud ja temaga on võimalik läbirääkimisi pidada. Aga kuidas sa pead läbirääkimise mõne noore niisuguse, ütleme heas mõttes noore kukega, vabariikliku kukega, kes tahab ennast tõestada. Nii et ütleme niimoodi, et need tuulenuusutad demokraatide leeris, nad ilmselt on tajunud, et vabariiklased jäävad praeguse seisuga jäävad päris pikaks ajaks võimule ja selle ajaga nad jõuavad ette võtta kõik need demokraatliku partei sulid. Ja see kehtib ka kohtunike kohta, kes omal ajal valiti oma ametisse, kui olid demokraatliku partei esindajate riigi presidendiks. Selline sai siis minu vastus. Aitäh sulle, Tõnu. Ja siia teema lõppu siis, mis puudutab neid sulisid, siis
on sellised kahepalgelised tegelased, kelle suhtes tasuks olla ettevaatlik. Seltsimees McConnell vabariiklastest ja samuti ka Lindsey Graham, tuline Ukraina pooldaja. Aga siitkohalt nüüd läheks üle USA tööseisaku juurde, mis nüüd meie saate avaldamise ajaks mõni päev tagasi sai otsa ja see kestis nüüd, kui nüüd ütlen õigesti, siis üle 40 päeva kindlasti. Ja seekordne tööseisak oli selles suhtes pretsedenditud. Esiteks, see kestis kauem kui isegi 2019. aasta tööseisak. Mäletatavasti sellel ajal said kongressis vabariiklaste asemel demokraadid enamuse, nii et see andis juba omapoolse mõju. Teisalt on alust arvata, et seekordne majanduslik seisak USA-s, mis tipnes ju teatavasti sellega, et lennujuhid järjest vähem ilmusid kohale, kuna nad töötasid ju sisuliselt lennujaamades tasuta, siis see võib tuua pikemas plaanis majandusliku häireseisundi, millele isegi vihjas vist eelmine nädal Donald Trump isiklikult. Ja teades, et võlatase on ju rekordiliselt kõrge ja selle pidurdumist ju tegelikult pole ette nähtud, siis on alust arvata, et selle tööseisakuga kiirendati neid protsesse, kus vaesem rahvas kuni keskklassini välja satub järjest suuremasse majandusvõlgade spiraali ja siitkohalt küsikski, et kui suureks kaos USA-s kujunemas on ja kuna see on USA-ga seonduv, siis ma taaskord pean alustama Maikist, ole lahke. Ja, no jällegi peame rääkima meediast ja meedia mõjust ja kõigest sellest asjast, et mina siin Ameerikas elades ma olen neid tööseisakud praktiliselt iga aasta näinud ja mul omad tuttavadki, keegi ei võta seda nagu üldse mitte tõsiselt, elu läheb edasi, töö läheb edasi. See, mis meedia nagu üritab näidata, et oi, lennujaamad, siin mul tuttavad helistavad, kuule, et enam lennud ei lendagi teil Ameerikas või? See on, ütleme pehmelt öeldes BS. Inimesed teavad, et nad saavad oma raha niikuinii kätte. Ja kui see asi toimub praktiliselt iga aasta, siis inimesed on harjunud selle tööseisakuga. Võib-olla vaata, ütleme Euroopas ei ole inimesed harjunud, kui von der Leyen on juht, siis ta on juht. Ja ta teeb, mis tahab või Eestis ütleme, kes seal nüüd viimane on Tsahkna või kes seal hulludest on selle eesotsas nüüd. Kui tema midagi ütleb, siis nii on ja tehakse valitsuse nii nagu tahavad. Aga Ameerikas see on ikkagi niimoodi, et see peab läbi minema. Ja muidugi seal on nüüd kaks suurt asja. Üks suur asi on see, et kui palju raha juurde trükkida. Sest et põhiasi ongi selles, et raha ei ole piisavalt, maksuraha. Kõik on igal pool ära laristatud ja seda ei ole ja on vaja kokku hoida. Niimoodi, mis on siin suured need demokraatide probleemid, miks nad ei tahtnud selle eest poolt hääletada? Number 1 was Medicaid ehk tervisekindlustus, tasuta tervisekindlustus illegaalidele. See oli esimene asi, mis taheti ära võtta, sest et sinna lähevad tohutud $100 miljardit. Ja samal ajal, kui mina ameeriklane, mina maksan siin ütleme $600 kuni $1000 kuus oma tervisekindlustuse eest, siis nemad saavad selle tasuta. Kuigi see Medicaid on mõeldud ainult ütleme pensionäridele, siis seda anti ka siis illegaalidele. Ja loomulikult tervisekindlustuses ei olnud piisavalt ei olnud enam raha lihtsalt. Ja miks sa annad illegaalidel, kel pole ühtegi õigus siin riigis olla, ta on jooksnud üle piiri ja miks tema neid saab? Mina ameeriklasena ütlen, et see on väga ebaaus. See on umbes sama ebaaus, kui Eestis antakse pagulastele meeletud rahasid, samal ajal oma pensionärid vaenlevad vireledes ja öeldakse, et raha pole. Et see on, ütlen täpselt sama. Järgmine asi on SNAP, see on siis nüüd toiduabi. Ja toiduabi siis oli niimoodi, et sul on niisugune riiklik krediitkaart, milleks saad siis poest süüa endale osta. Ja mis tuli välja jällegi, need, kes neid toiduabi said, olid raskes ülekaalus inimesed. Nii et kui keskmine Ameerika naine on 147 poundi, siis keskmine, kes sai SNAPist raha, oli 210 kuni 220. See naisterahva kohta. Ja tuli välja, et 47% neist, kes said seda nüüd raha, see raha ei olnud üldse väike, olid illegaalid jällegi. Sinna lähevad sul
sajad miljardid lähevad sellele, et sa toidad neid, kes seda ei vääri. Noh, sest et sa ei ole ju maksu maksnud siin riigis, sa ei ole isegi ametlikult siin. Miks sina peaksid saama seda, kui see on mõeldud ikkagi rohkem, ütleme, vaesemale inimesele ja ütleme seal näiteks, ütleme, kes on sõjaväes käinud, ütleme see veteranidele, inimestel, pensionäridele oli see mõeldud ja sinna enam raha ei jätkunud ja hakati vaatama, miks. Ja oligi see, et sul on pea pool läheb sul illegaalidele, jälle illegaalidele. Noh, see ei saa ju normaalne olla, kui omad inimesed on näljas ja raha selle jaoks ei ole. Nii et noh, see oli nüüd teine asi, mis nagu väga nagu närvi aeti. Noh, ütleme tava-ameeriklastki maksumaksjad, sest et ega riigil raha pole, kõik tuleb ikkagi maksumaksja rahast. Räägin veel sellest, mis asi, miks seda siis senatis vastu ei võetud, miks oli võetud 60%? See ei olnud selleks, et vaja selle seaduse jaoks, vaid oli see, et see oli nagu saboteerimine. Ehk võeti kõnesid, ehk tehti kõike muud peale selle seaduse vastu. See seaduse vastuvõtmiseks on vaja ainult, ütleme, pool häältest. Mitte 60%, vaid 50% häältest. 60% oli vaja ära lõpetada selle, et käisid need tundide pikkused lihtsalt jutustamised, lihtsalt lolli mängimine. Selle nimi on filibuster, et selle ära lõpetamised. Miks Trump seda filibusterit ise ära ei lõpetanud? Oli see, et tema kardab, et kui demokraadid tulevad võimule, siis nad kasutavad täpselt seda ütleme, republikanide vastu. Nii et no, see oli see põhjus, miks ta ei tahanud ära teha. Nii et ma ei näe mitte mingisugust probleemi ja ma ei näe ka mingisugust majanduslikku kahju, sellepärast et rahad makstakse kõik ja alati 100% välja. Need, kes nüüd käisid seal lennujaamades, TSA, kõik need, ütleme, lennukontrollerid, kes sinna kohal käisid, nad said $10 000 boonust. Nii et ma arvan, et see ei ole mitte halb raha kuuajalise teenuse eest ja see on üldiselt teada, minu enda tuttavadki, kes on valitsusele töötanud ja kes on istunud kodus eelmiste siis või nende valitsuse seisakuste ajal. No, mitte keegi kunagi polnud nagu mures selle pärast, et nüüd raha ei saa või nüüd jääb midagi puudu. Et see raha läheb edasi ja see on nii tavaline asi, lihtsalt meedia lihtsalt plämab. Ja muidugi Euroopa meedia, Eesti meedia, see teeb selle asja nii suureks, et ossa kurat näed, et vaata, kõik seisab neil. Okei, ma olen edasi. Ja aitäh, et kaheldamatult siin on ju selge, et see, mis siin nüüd pea poolist kuud oli, et sellel olid kindlasti kaugemalulatuvad mõjud, aga vaatame, kuhu edasi ja jätkakski nüüd Andresega, vaadake. No, mis ma selle kohta ütlen, lähme siin jälle mõni aeg tagasi. Maidanil oli telgi sööbimine, $25 Euroopast tulid sinna ja kui see sööbimisraha telgis $25 ära lõppes, siis Maidan sai ka otsa. Nii et kõik need seisakud, telkimised, puhkused, spaad, need võib panna kõik ühe pulga alla, aga nimi, kuidas panna, see on nimevärk ju. Ja ma olen alati rääkinud, et kuna loodusseaduste poolt on süsteem, kogu see ainuväli, universum on üles ehitatud. Vaadake, tegelikult riike ei ole ju. On suured ärimehed, suured korporatsioonid, suured kiskjad, siis on need klähvijad juures, kes piuks augub sul peale. Vaadake, kui te lähete kõndima, kui mingi Rottweileriga või korraliku saksa lambakoeraga tuleb, tal on suu lahti, see klähvib, vaatab tagasi ja siis see suur vaatab siis tagasi ka korraks loom, kas ta veel klähvib ja kaugel ta on, et kas ta moodustab peremehele seda, noh, ütleme, hirmu või jõudu. Vot see ongi siis see terve see samane just need seisakute tekitamine,
sest olid ka nõukaajal need seisakud tehti umbes niimoodi, aga need olid need joomapäevad, et inimesed rahuneksid maha ja ei kulutaks seda energiat niisama ja siis tehti need võistlused ja vaadake, praegult ma isegi ei saa sellest asjast aru. mult on küsitud, et mispärast neid maailmavõistlustele venelasi ei lasta ja olümpiamängudele. Siin on ju lihtne näide. Kui sa lased sinna, siis seal vaadata ei ole midagi ju. Venelased võidavad ära, sest nad on ju väärikad, teevad trenni ja siis teine koht on küsitud, et aga kuidas see olümpiamängudel ikka munadega naisterahvas peksis seda naisterahvast seal poksiringis. Mina ütlen, et ega kui on see LGBT värk niimoodi seatud, siis on lihtsam ka niimoodi, et ilma munadeta peksaks ka munadega poksiringis, nii et asi ei olegi midagi ju kurja ju, kui on süsteem niimoodi tehtud ja vot see peksmine peabki ära jätma ja jätkub see ainult sel juhul, kui inimesed hakkavad loogiliselt mõtlema. Et igasugune näitamine nagu lähete, mingi vaadake neid kelme ja sõrmkübaramängi, ta näitab ühte kätt, ja teisega võtab sult taskust asjad ära. Neid koolitati keskajal, neid taskuvargaid, lapsi, tänavalapsi ja nii edasi, nii edasi. See on ainult Pakasuhho, ütleme vene keeles oli ja Potjomkini küla oli siis ka seal tsaari ajal, et tehti ära ja näite võin tuua Almatas, sai ka 90-ndatel käia Pia väljakul, seal olid kõik ilusad suured majad nagu, läksime sinna Purskaja puhus, üks maja oli ainult õige, ülejäänud olid need joonistatud plakatid, nii et ja saadeti postmarket mingi sinna ära, siis vaatasid taha, seal ei ole ei korterid ega midagi, hargi peal seisab. No vot see ongi see Pakasuhho, nii et inimesed ärge mitte midagi mõelge, proovige looduse poolt mõelda looduslikult loogikaga. Võtke matemaatikat ka juurde, kas on tõesti paha näiteks või kõige lihtsam näide on, kas see on paha, kui mul kõht valutab ja ma tahan kempsu minna ja siis ma ei lähe sinna. Noh, on see paha või hea, see on mõlemat pidi võite võtta. Et minu poolt kõik. Jah, aitäh sulle, Andres, et siin väga hea osundus oli just sellel, kus mitte õige sooga naine peksis õige sooga naist, et see on kataklüsmiline sarnanev maailm, et kuhu me oleme tänaseks välja jõudnud ja loodetavasti see transsoolisus ei muutu meil siin igapäevaseks normaalseks, aga jätkame siit Tõnuga. Mul tekkis selline küsimus, et kas USA valitsusasutuste seisak mõjutas kuidagi ka USA välispoliitikat, sest siit vaadates tundub, et see on nagu USA siseasi, meile see ei tohiks väga korda minna. Aga üks asi, mis pani mind mõtlema, kui ma jälgisin sellealaseid uudiseid, oli see, et sealt tuli välja, nagu oleks tegu olnud inimestega, kes saavad toiduabi meie mõistes toidupangast. Ja see tähendab, et kui demokraadid kujutavad ennast tavaliselt vaeste inimeste eestseis nagu kaitsjana, aga samas nad meelega pidurdasid ja selle tõttu jäi nendel inimestel toidupangast raha või see toit saamata, siis see on ju otsene kahepalgelisus. See on väga küüniline suhtumine sel juhul ja meil nimetatakse selliseid tegelasi härrassotsideks, kes paberil nagu võitlevad vaeste inimeste eest, aga tegelikult on hoopis miljonärid ja semmivad kapitalistidega. Maik võib muidugi täpsustada, kas mu mulje on õige? No Snap ja toidupank on kaks erinevat asja. Toidupank on see, kuhu siis vastavad kas kauplused või ütleme, korporeedid annavad siis vastavad niisuguseid põhitoiduaineid, ütleme see lõunad, jahu, noh, nipet-näpet, suhkrut, saia. Snap on teine asi. Snap on selline asi, et sul ongi riigi poolt krediitkaart, millega sa võid minna poest osta, süüa, niinimetatud süüa. See on juba järgmine probleem, et nad ei osta mitte põhitoiduaineid, vaid kui siin oli nüüd välja võetud, et mis nagu põhiliselt ostetakse selle Snapi eest, on ikkagi krõpsud
ja teine asi oli Coca-Cola ja noh, selline sooda, noh, Ameerika meelest sooda, aga need limonaadid on ju, mis on tohutu selle high fructose kornsirupiga segatud ja tohutult ebatervislikud. nii et need on kaks erinevat asja ja nii et sellest võib aru saada, et see Snap on igatepidi, noh, nii tagurpidi asi, mida noh, ütleme, normaalne ühiskond ei kasutaks, on ju. ja et loogiline oleks see, kui tal on see toiduabi krediitkaart, siis ta ostaks ikkagi liha, piima, saia, mitte neid neetud noh, mitte kiirtoit, aga ta on niisugune rämpstoitu. nii et see on ka asi minu meelest ja ka ma olen kuulnud, et Donald Trump ütleb selle kohta, et see asi on nii mäda, et see tuleb üldse hakata otsast pihta. tuleb teha seda, et uued taotlused, sa taotled, sa oled Ameerika kodanik, sul pole piisavat sissetulekut, sul on suur pere, kõht on tühi, siis sa saad. mitte nii, nagu praegult on, et noh, jumal teab, kes seda saavad seal. ja noh, ongi niimoodi, et pooled on need illegaalid. nii et ma olen edasi. jah, aitäh selle diskussiooni eest. mida ma ise ütleksin lõpetuseks, et siin oli ju kuluaarides selline jutt, et oli plaanis Ukrainale relvaabi saata, aga kuna see tööseisak oli, siis lükkusid need relvahanked edasi. nii et noh, eks see on omaette märk muidugi ka, et Ukrainale on praegu üldse keerulised ajad, aga eks sellest räägib järgmises saates pikemalt. jätkame nüüd siin Eesti teemadega ja nagu me teame, siis nüüd olid kohalikud valimised ja nagu me vähemalt enamus saates olijatest ja ilmselt ka osa kuulajatest leiavad, et need ei olnud ikkagi ausad. põhjus näiteks Tallinna osas on see, et parempoolsed said tänu e-häältele volikokku esindatuse ja ütleme siin sotsidele anti nii-öelda rohkem hääli, kui tegelikult nad oleks pidanud saama ja nüüd juba hakkasime rääkima, siis praeguse seisuga, kui me seda saadet teeme, ei ole veel lõplikult valimistulemused välja kuulutatud. aga küsimus on nüüd sellele, et kui me teame, et e-valimistega jäävad valdavalt võimule valetajad ja petturid, siis milline on perspektiiv, et aastal 2027 üldse valimised midagi muudavad reaalselt? mainiks selle veel ära, et tänu e-pettusele tõrjuti e-valimiste üks kriitikuid EKRE Tallinna volikogus sootuks välja, aga huvitav on kusjuures seegi, et Tartus nad said 3 kohta, no Narvas ei saanud ise selles suhtes midagi, aga praegu, kuna need vaidlused veel kohtutes ja valimiskomisjonis kestavad, siis ei ole veel kõikides kohtades koalitsioonilepinguidki ja võimalik, et kui detsembris või novembri lõpus volikogud kogunevad, siis võib veel mõningasi üllatusi oodata, aga kuidas selle kõigele vaadata edasi, et annaks sõna kõigepealt Andresele. Lähme siis väiksele ajalooreisule jälle. On meil põhiseadus või ei ole? Nõukogude ajal oli ka konstitutsioon ja olin Kroonus ja valimiste päeval, see oli pühapäevane päev, oli suur häire trivooga kaeti üles kell 6 hommikul, kuigi oleks pühapäeval võinud 8-ni magada. tormasime relvaruumi, relvi võtta ei anta, minge kõik rivisse ja valima. siis ma Sampoliidiga rääkin, mida siin teen. me teeme valimist, ma ütlen, mida? meie ei tohi konstitutsiooni muuta, me peame samal päeval valima paberi peal, nii. ja viidigi meid sinna rivisammul kambaga kõik sinna klubisse, kus valisime ära, ma ei tea, 2 nägu oli sinna peale, tõmbad risti ja kõik oli valitud. siis ma veel hakkasin küsima, et meil on ju aega õhta kella 10-ni, ei ole kõik, meil on juba 100% valitud, et meie ei tohi põhiseadust ehk konstitutsioon oli nõukogude ajal niivõrd püha, et aeti ka üle. ja kui see aluseks võtta, siis meil praegult me ju kõik, ma tunnistan üles nüüd, kui ma käisin ka valimas, rikkusin ju põhiseadust. ma käisin eelmisel päeval, mitte põhipäeval ja valisin paberi peal. tähendab, ma rikkusin seadust. ja kui me ei taha seda seadust rikkuda või midagi, teeks olukorra nii, võtke nüüd paber ja pliiats, kirjutage mu ettepanek üles. meil on põhiseaduses
kirjas, et valimised toimuvad ainult ühel päeval, ühel pühapäeval ja ühel päeval. Nii, ülejäänud eespool on ta E, O, I või ka isegi eelvalimised, need ei lähe arvesse, kui inimene läheb ja teeb, sest nemad rikuvad seadust. Ja kuna enne seda valimispäeva Uudistekeskus tegi ka sellise huvitava teema, et saatsime 8,5 tuhandele kandidaadile 3 küsimust. 2 viimast oli, üks oli, et kas need valimisloosungid on vale või on need ilusad kõned ja teine oli, kas need ei saa siis karistatud, need, kes valetavad või on. Ja siis vastused tulid need, keda valisime enne seda, vastused olid lihtsalt 2 paar tükki oli õige, et peaks olema ikka vale, aga ülejäänud ütles, et ei ole, see ei ole mingis, need on valimisloosungid ja neid võime loopida suust välja nii palju, kui tahate ja teedi, et ei ongi. Tähendab, meil ei ole mõtet nõuda valitavatelt, kui me ise valijatena rikume põhiseadust. Nii. Ja kui me ei hakka iseenesest seda ennast muutma, et läheme ainult ühel päeval ja vastavalt sellel päeval teeme valimise paberi peal ära, siis ongi läbi. Seadusi on muudetud, kui me oma põhiseadust ei taha ära, siis viskame ta minema, unustame see sõna üldse ära, et meil on mingi põhiseadus või parem ütlen ta kästakse seda valin ja ei olegi vaja mingit reklaami kulutada raha. Ja mille pärast nüüd vaadake, kui me ei muutu 2,5 aasta pärast toimuvad uuesti, ta läheb sama rütmiga edasi. Ja vot, ja teine punkt, kuidas me saaksime selle välja, kui ise ei saa hakkama, teate, on hea politseinik ja paha politseinik, siis tähendab, kui me rikume seadust, siis sellele peab tulema karistus. Ja kui me ei käi sellel päeval valimas, siis peab olema tõestusmaterjal, miks me seda seadust rikkusime, ei tulnud. Ja sinna määratakse siis trahv, ütleme tonn või 2 või pensionärile ka, aga kui ta ütleb, ise ei saanud tulla, siis tal on paber olemas, tellimine, kast tuuakse talle kohale samal päeval. Kõik on võimalik teha, nii et see on väga lihtne. Aga kui me niimoodi iseendast ei hakka lugema ja nõuame nendelt valijatelt tõe rääkimist, nemad ütlevad valimisloosungid, meie siis oleme selle valimisloosungiga nõus, hääletame E-ga või O-ga või kuidas me tahame, siis me sellest välja ei tule, mitte kunagi ei tule. Nii et miks ma selle Nõukogude värgi sinna ette rääkisin, seal sunniviisil pidid konstitutsiooni täitma, nui 4 pidid minema, aga keda valiti, seda ei teadnud midagi, need olid paika pandud. Ja kas meil on midagi muud? Lähed valid seda üksikkandidaati, sellel peab olema 1 000 000 häält, aga kui oled seal õiges paigas, erakonnas 5. või 6., 10. aitab sulle 5 häälest küll ju. See ongi sama põhimõte nagu Nõukogude süsteemil, vahet ei leia midagi. Ja mul ongi nüüd ettepanek niimoodi, et me ei rikuks seda seadust. Enne valimisi paneks selle määruse üles, Riigikogus võtaks vastu, et need on trahvi alla lähevad. Need, kes õigel päeval ei vali, ülejäänud on kõik tühjus. Ja tulgu või seal 200 või 2000 häält lihtsalt sellel päeval, aga tuleb. Inimene on kohusetundlik ja kui teda veel teda nagu kimbutab, siis ta tuleb igal juhul. Üks tuleb heas südamikus, tahab olla tark, teine ta on kartlik ja asi on sedapidi paigas. Saame selle paika, sest ma arvan, kui praegu isegi see e-valimiste asi tunnistatakse ebaõigeks või valeks või kõik, aga me jätkame samamoodi, lihtsalt oleme näidanud, et me selle asjaga võitleme, aga asi ei muutu sisuliselt ju. Vot selles on see asi. Vot see ongi nüüd, ütleme, loodusseaduse poolt
siis ma tahtsin nüüd nagu seda mainida, et mis me siis teeme, kas tahame olla väärikad inimesed või mitte. Ja toon lihtsa näite, vaadake, mulle ütleb, oi, seal tulevad sellel päeval pikad järjekorrad ja ei mahu ja ei jõua ära teha. Kella 6 hommikul Nõukogude kroonushäire läks peale, kella 10 sai valida, mahuti ära. Ja selle tõestuseks, palun, on olemas Eestis selline päev oli, nüüd on ta natukene ajalukku läinud, oli pingviinide paraad. Küsige nende, kes seal pingviinid olid, kuidas nad seal järjekorras ootasid, millal ta nimi õigatakse, treppidel seal higistasid, ostsid endale frakid või laenasid frakid ja kas püksiauk läks kinni või ei läinud fraki all, kust ta selle kätte sai. Nii et nad olid, nii tahtsid seal olla. Miks ei või siis see valimispäev samamoodi olla? Jagab ära, millal on ja jaoskonnad ära teha ja teine asi, kontroll panna jaoskonna peale, maskides, mehed on seal ees, nii nagu ütleme, on see kaitseüksus, tal on kuulikindel vest sees, tuled sisse, märgid ära ID-kaardiga, tulid, kaamera filmis su näo üles ja õhtul võrreldakse neid ära. Sisse tuli 1000 ja välja või sedelid on ka 1000, kõik on korras, võrdub ära, aga praegu tuli sisse 10, aga välja ja valimas käis 1000. nii, kõik minu poolt. jah, aitäh sulle, Andres, põhjaliku tagasivaate eest üldse, et õige osundus, et põhiseaduse järgi peakski tegelikult ainult üks päev olema, aga meil on see jah, niimoodi ära leierdatud. Aga nüüd siis annaks mõned mõtted kõigepealt Tõnule öelda. Ma leian, et Andrese ettepanekul on jumet ja seda saaks täiesti rakendada. Ma teeks siis sealt väikse täiendusettepaneku, et need trahvitavad valijad saaks ise otsustada, kuhu nende trahv läheb. Näiteks kui keegi tahab toetada Ukrainat, siis trahviraha läheks Ukraina toetuseks. Kui keegi tahab toetada LGBT ühingut, siis saaks sellele annetada. Teate, osas maailma riikidest on ju niimoodi, et inimene saab ise otsustada, kuhu läheb 1% tema makstavast tulumaksust. Ma tean, ka Ungaris näiteks on niimoodi, on mitmel pool mujalgi. Me võiks teha samamoodi selle trahvi puhul, igatahes asjal on jumet. Ja minagi olen, minu sisetunne ütleb, et seekord samuti võltsiti e-hääli ja seda võtet kasutati ka EKRE vastu, aga see ei olnud EKRE kaotuse puhul määrav. EKRE kaotuse puhul Tallinnas vähemalt, ma mõtlen, oli määrav ikkagi oma juhmus. Kui, mina olen Lasnamäe elanik. Näiteks EKRE pani Lasnamäel oma esinumbriks Eva Helme, inimese, kes on lasnamäelastele täiesti tundmatu. Ja ütleme, keda ka üsna vähesed Lasnamäe eestlased tunnevad. Ja siis pole ime, kui esinumber saab ainult 800 häält. Enamus nendest olid paberhääled, nii et seal nagu võltsida väga ei saanud. Põhimõte oli selles, ja mida ka Martin Helme, EKRE esimees ise pärast valimisi tunnistas, et nad olid kaadripoliitikaga mööda pannud ja see kodusõda 1,5 aastat varem oli maksnud neile karmilt kätte. Meie vaatajad võiksid ju ise koostada sellise nimekirja, võtta näiteks ütleme 100 endist ekrelast, kes kandideeris seekordsetel kohalikel valimistel ja vaadata, palju nad hääli said ja lisada nende hääled siis EKRE saadud häältele. Ja vaatame, kas ka siis EKRE ei oleks valimiskünnist ületanud. Mu jutu mõte on selles, et EKRE juhid käituvad, nagu nad oleks mingi suurriigi diktaatorid, kus ressursse on peaaegu piiramatult ja kus ka andekaid inimesi on piiramatult ja nendega tohib priisata. Kui nad on eluvõõrad ja ei arvesta Eesti tegelikkust, siis see maksab kätte lihtsalt. Sest Eestis on haritud inimesed arvel. Selliste inimeste hulk on piiratud. Ja kui ei osata haritud inimesi vääriliselt hinnata, kui nendega käitutakse ülbelt, toorelt, siis nende inimeste anded jäävad lihtsalt kasutamata. Võib-olla mitte nendel endil, iga andekas inimene leiab ise rakenduse endale oma võimetele, aga ütleme organisatsioonil, kes tahab edu saavutada, sest ainult ustavate inimestega, kes on juhmid ja mökud, nendega edu ei saavuta. Ja kui nende valimiste juurde tagasi tulla, siis minule
jääb nalja, noh, tekitab nagu nalja veidikene selline olukord, kus on käinud tohutud vaidlused, kas oli hea või halb, aga samas valimistulemused on kinnitamata. Mille üle sa vaidled, mida sa süüdistad, eks ole, teisi. Isegi meie peaminister Kristen Michal, tema sekkus, temale ei meeldinud teatud valimistulemused või siis võimuliitude teke, eks ole, näiteks Tallinnas või mujal ja tema sekkus. aga mida ta sekkub, kui tulemused pole kinnitatudki? ja igaühel on täielik õigus pidada eelläbirääkimisi sellega, kellega ta tahab ja kellelgi ei ole õigust siin midagi kobiseda. ütleme otse, ei ole õigust kobiseda, see jääb nagu teiste pädevusest üldse välja. Selline see minu vastus. Ja aitäh sulle, Tõnu. No fakt on see, et kui 2027. aastaks see asi läheb veel rohkem niimoodi kataklüsmi, siis võib arvata, et EKRE-t üldse Riigikogus ei oodata. Et noh, see näitab võrreldes 2021. aastaga veel, et Mart Helme sai ju tookord Lasnamäel üle 2500 hääle isegi, midagi niisugust. Aga nüüd, Maik, ole lahke. Ja tänud, et noh, muidugi, kui seda kohalike omavalitsuste valimisi siin vaadata ja mis need tulemused olid. No üks asi, mis mind on häirinud siin on see, kui näiteks plaan B ja ütleme, ERK ei teinud eriti head tulemust, siis EKRE trollid, noh, need on konkreetsed inimesed, need lausa mõnitasid Facebookis teisi konservatiive. Ma ei tea, missuguses riigis oleks kuskil midagi sarnast, kus ühed konservatiivid, kes ka kaotasid, mõnitavad veel teisi, et nad said, näed, vähe hääli. Noh, see on väga-väga mage ja see näitab kogu sellest, mis EKRE-s on valesti. Et nad ei oma tegudega, nad ei eristu mitte kuidagi liberaalidest. Ja seal, kus on vaja tegutseda, siis seal ütleme, kuidas seda ilusasti öelda, ütleme anatoomiliselt munasid ei ole all. Et nii kaua on ainult kõvad mehed, kuni on vaja kuskil natukene rausata. Kui tegudeks läheb, siis ei ole. Minult küsiti näiteks seda, siin üks kommentaator küsis mu käest, et kuulete, et sa lubasid ju USA-s tuua valimisvaatlejad. Kusjuures jah, meil oli kokkulepe. Kokkulepe muidugi on selline, et kui sul tulevad vaatlejad, siis sa pead ka neid majutama ja toitlustama ja ka reisima, reisikulusid maksma kinni. Minul seda raha isiklikult ei ole, nii ma pöördusin ka kõikide suurtemate konservatiivsete parteide poole. Mitte keegi isegi ei viitsinud vastata mulle sellel teemal. Nii et mina oma rahadega saan tulla ja siit järeldame seda, et ükski konservatiivne partei ei tahtnud mitte midagi muuta siin. Ja mulle isegi on öeldud seda, et me ei taha, et USA või Donald Trump segaks midagi Eesti asjadesse või siis, et me annaksime mitte mingisugust infotki edasi. Meie siin MTÜ Konservatiivne Eesti ja meie portaal eesti.com, me kutsusime inimesi üles andma teada igasugustest valimisrikkumistest. Ja siin koos tutvusringkonnaga panime kokku ka siis vastava niisuguse ajakirja stiilis raamatu, et kui näete, et kes Eestis siis päriselt võitis. See läheb avaldamisele järgmine nädal Budapestis IUCET konverentsil ja siit edasi lähevad siis kõigile suurtematesse telejaamadesse nii Euroopas kui USA-s ja ka läheb Trumpi administratsioonile, ka Heritage Foundationile ja ka teistele suurtematele tegijatele. Ja siin on kokkuvõte siis, mis kohalike omavalitsuste asjas juhtus Eestis. Noh, üldiselt Andres rääkis kõik asjad ära, mida ma tahtsin rääkida, aga ma natukene siin lisan veel asju, et tuletan meelde, et interneti hääli Eestis on umbes 50% kogu häältest. Nii et võistlus ausate valimiste peale käib ainult nende paberhäälte peale ja kui vaadata seda, et need paberhääled pole isegi mitte nummerdatud, ehk ei ole võimalik välja võtta, kui palju kuskil keegi siis reaalselt hääletas nende numbrite järgi ja kui palju siis valimisjaoskondades ise kohal käis. Kogu see süsteem on minu arust nii mäda, et see asi võib-olla tuleks lihtsalt kokku lasta ja hakata uusi valimisi tegema ja valitakse ainult siis inimesi, mitte mingisuguseid parteisi, mingisuguseid nimekirju ja kogu seda jama. Nüüd võtame see 2027 tulevased Riigikogu valimised. Kui hunta jääb siin ette, siis mitte midagi ei muutu. Ainuke lootus on see, et meie
partnerid saavad aru, et Eestis ei ole legitiimne võim. See võim on pabermajake, see on ise kirjutatud endale. Siis Eestis tulevad ka muutused. Tuletan meelde, et eelmine aasta Joe Biden ja ka Donald Trump mõlemad ütlesid ühte samat asja, et nad ei tunnista Venezuela valimisi eelkõige interneti häälte pärast. Nii kui siit võtta nüüd võrdusmärgina see, et Eesti kasutab samad tarkvara, mida Venezuela ja kui vastavalt siis ikkagi meie liitlasi informeerida, mis Eestis toimub, siis ma usun, et ka üks hetk tuleb teada selle kohta, et nad ei usalda ei Eesti valimisi ja ei leia, et Eesti siis niinimetatud valitud valitsus on legitiimne. Ja sellest, ma usun, tekib suur probleem Eestile ja nad peavad midagi ette võtma. Aga siit veel edasi, et konstitutsioon, millest me rääkisime, Eestis ju mitte midagi konstitutsiooniga enam seotud ei ole. See on lihtsalt paberileht, kedagi see enam ei huvita. See, et valimised ühel päeval ühetaolised, meil on, ma ei tea, nädal aega. Jumala eest, on ju meil Eestis veel kirjadel hääletamine. Ma olen ühe korra läbi teinud selle. Mitte keegi küsib mu käest mitte ühte dokumenti. Lasin lihtsalt saata siia endale paberi, millele ma lihtsalt oma krõnksu alla viskasin ja tegin oma valiku. Mitte keegi kontrollib, kas mina olen mina ja kas ma ikkagi elan selle aadressi peal. Ja samamoodi võid sa juurde kirjutada 1000 hääli ja mitte keegi ei saa aru. Ja ütleme nii, kogu see süsteem on otsast lõpuni nii mäda, et kas seda üldse saab midagi parandada, on raske. Ma arvan, et jah, kõik tuleb see asi kokku lasta. Aga ja jällegi, kes tahavad leida selle sama raporti, nad leiavad selle minu profiili pealt või leiavad siis eestiest.com portaalist ja jagage oma sõpradele, kommenteerige. Ja ma usun, et me teeme ka eestikeelse variandi sellest, et kõik Eesti elanikud saaksid sellega tutvuda. Ja ma annan edasi. Jah, aitäh sulle, Maik. Ja mis ma ütleksin selle teema lõpetuseks? Ma kohe annan sulle Tõnu veel sõna, aga enne ma ütlen ära, et Anti Poolamets oli üks nendest, kes ässitas seal Ülle Puki vastu, et Ülle Pukk on venemeelne ja kõik siuke hullus. Aga nüüd, Tõnu, tõesti nüüd viimane sõna sulle. On üks hea vastuvõte e-valimiste võltsimise puhul. See on see, kui inimene annab e-hääle, aga ta läheb valimispäeval, õigel päeval läheb kohale ja annab paberhääle. Ja siis saab kontrollida, kas ta on e-hääletanud või ei ole. Ja mõnikord on niimoodi, et inimene läheb, selgub, et ta ei olegi e-hääletanud. Tähendab, omast arust andis e-hääle, aga läheb kohale ja selgub, et ei ole. Seda võtet õpetati mulle, kui ma valmistusin tööks valimiskomisjonis, nii et ma soovitan selle kõigil kõrva taha panna. Mis puudutab aastat 2027, siis minu mäletamist mööda selleks aastaks on siis planeeritud Saksamaa järgmised presidendivalimised. Ja Friedrich Merz toetab, et järgmiseks Saksamaa presidendiks saaks Ursula von der Leyen. Kõrvalt vaadates tundub see nagu tagasiminek karjääriredelil. Tegelikult see tagab hoopis Ursula puutumatuse, sest on ette näha, et ta võetakse Euroopa Komisjoni juhi kohalt maha. Ta on endale süsi seal pea peale kogunud sellisel hulgal, et tal on vastaseid isegi eurokraatide hulgas. Nii et aasta 2027 ei pruugi kujuneda nii hulluks, kui meile tundub. Muutused peaks toimuma juba enne seda. Selline on praegu minu vastus. Jah, aitäh. Nüüd digitaalsest identiteedist me selles saates kahjuks põgusalt rääkida ei jõua, kui see ainult seda, et Keir Starmer Suurbritannias paneb ette, et kui sa digitaalselt ennast tuvastada ei taha, siis sa pead hakkama mingisuguseid eurosid või naestringe maksma selle eest, et sa saaksid digitaalse identiteedita ringi liikuda, et see on juba minu meelest niisugune äärmiselt düstooplik näide meie tuleviku korra kohta, kui see selliselt realiseerub. Aga saate lõpetuseks ma loen ühe küsimuse ja ühe vastusete, mida saatis mulle Andres Saukas. Ja küsimus on, kas plaan B ei aja tühja tünni kõla taga? Ja vastus on siis Andreselt selline. Ei, sest Mart Laar lõhkus Eestis ühistegevuse, kolhoosid ja sovhoosid. Siis tekitas sundüürnikud, et tagastas päris omaniku lellepoegadele eluasemed. Saksamaal tagastati peale sõda ainult päris omanikele eluasemed. Kui päris omanik oli surnud, siis poegadele enam ei tagastatud. Vaadake Eesti linnades ringi ja näete, kui palju on tagastatud elamuid ja need seisavad tühja.
ütlete, et las seisavad, siis mõelge veidi, kui siia tulevad uued üürnikud, sõjapõgenikud või teised migrandid, siis need elamised täidetakse nendega ja jällegi ajalugu kordub 30 aasta pärast, on jällegi keegi sundüürnik või ei ole. Etteruttavalt järgmisse saatesse veel nii palju kindlasti, et mis puudutab nüüd sundüürnike temaatikat, siis viimasel meeleavaldusel nüüd siin novembris oli 11. kuupäeval osales umbes 100 inimest. Nii et see on nagu algus selles plaanis, aga eks näha ole, mis sellest edasi saab. Aga nüüd siis nii, aga nüüd tõesti, Tõnu, paar viimast lauset sulle, siis me peame saate tänaseks purki panema. Oktoobrikuus olid mäletatavasti Tšehhis ju parlamendivalimised ja võitsid rahvuskonservatiivid eesotsas endise peaministri Andrei Babišiga. Ja geopoliitilises mõttes tähendab see seda, et tekkis telg, geopoliitiline telg, terve mõistuse telg, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Serbia. Ja nüüd on puudu ainult veel üks lüli, see, mis ulatuks mereni. Kas selleks lüliks kujuneb Horvaatia või kujuneb Sloveenia või Poola, seda näitab tulevik. Aga ühesõnaga, telg tekkis ja pikeneb üha. Selline sai minu vastus. Aitäh. Jah, suur tänu, Tõnu, et sa selle Tšehhi ka võtsid üles, et loodame, et siis terve mõistus võidab. Igatahes aitäh kõigile saates osalenutele ja võimalusel palun toetada Eesti Eest portaali tegevust. Me toodame iga päev nii palju uudseid, kui meil vähegi see võimalik on meie ajalise kõige muu ressursi piires ja jätkame oma tegevust vähemasti aasta lõpuni. Aga meie kohtume teiega uuesti detsembri alguses. Seniks kõike head ja nägemist!